Tere! Kummutaks müüte, räägiks lahti autoaagissuvilate kütteseadmed. Suures laastus on neil kahte sorti kütteseadmed. Vedelik-keskküte või õhkkeskküte. Vedelik-keskküte glükool, vanakeeli jautsvedelik, pöörleb mööda radikaid, mööda masinat ja temal on nüüd eelis on see versus siis õhkkeskküttega, et tal on akumulatsioon. Need vedelik-keskkütteseadmed on suuremalt jaolt olnud gaasi peal. Tuli välja Aldel, mis on see kõige tuntum tootja vedelik-keskkütte alal. Tuli välja ka diiselmudel. Samas on olemas ka mitmeid erinevaid tootjaid, millega saab lahendada seesama. Ehk siis olevas Alde süsteem võetakse välja, pannakse sinna diiselküttesüsteem vahele. On selle hinnaeelised osadel plussis, osadel miinus versus Aldega. Neid variante me oleme teinud erinevaid, seda saab lähemalt uurida. Nüüd tuleb õhkkeskkütte juurde. Õhkkeskkütte samamoodi levinum, kui me räägime just autosuvilatest. Gaas on see põhiline olnud, tuleb nüüd diisel peale. Üldse diiselküttest rääkides, selline müüt liigub vahepeal ringi, et diiselküttega ei lubada Euroopas kämpingutesse. See vastab täiesti tõele ja see on täielik vale. Vastab ta tõele selle koha pealt, et diiselkütteid, kõige lihtsamad versioon lisatakse gaasiküttele lihtsalt diiselkütteseade vahele ja kuna me kõik oleme targad, tellime Hiinast hästi odava, siis need töötavad sellise saastenormiga nagu Euro -1 ja siis see lärm ja hais seal ümberringi on selline ja muidu aetakse sind kämpingust väljas. Aga kui on selline õige asi, mis praktiliselt ei lõhna, ei lärma, ei aja sind keegi selle diiselküttega sealt kämpingust välja. Pluss omal on muidugi sees ka tunduvalt mugavam magada ja sees olla, kui see kütteseade ei lärma. On olemas Truumal keskkütteseade, mis on nii gaas kui õhk täpselt üks-ühele vahetatav tehtud asjad. Siis on olemas Truumale nüüd on viimaste aastate jooksul palju konkurente juurde. Aquahot on versus Truumaga selline 20%, 30% odavam. Funktsioonidelt sama, aga natukene lärmakam, eks hind mõjub. Aga samas on see, et kui on upgrade vanemal autol, miks mitte, ei pea seda raha nii palju sinna alla panema. Gaasikulu, üldse tegelikult küttekulu, kui me räägime, siis nii diiseltruuma kui gaasitruuma võtab 480 gramme maksimum tunnis, kui ta paneb nüüd täie põletamisega. Samas diiseltruuma võtab 0,6 liitrit tunnis, kui ta paneb täie põletamisega. Ehk siis pluss-miinus versus kulude vahe on see üks. Gaaside poolest, kui kasutada puhast propaangaasi, ei ole talvel ka probleemi. Pluss puhta propaaniga on kulu väiksem kui segugaasiga, ehk siis LPG ja sellega. Ja LPG-ga võib tekkida see probleem, et teda ei tule nii palju sealt välja. Kui auto seisab pigemalt ühe koha peal, siis LPG-s on olemas talvel keskeltläbi 30-40% butaangaasi, mis ei aurustu alla +6. Jälle samamoodi vedelik-keskküte, õhkkeskküte, diisel, gaas ei ole määraja. Neil on nii-öelda need läbijooksuboilerid, ehk siis maakeeli, mida see tähendab, soe vesi on kogu aeg. Pluss Truuma kõige uuem seade tuli ka ainult gaasi peal välja, millel ei olegi otseselt boilerit sees, vaid tal on kogu aeg soe vesi saab teha. Kütteseadmeid, vedelik-keskküte, aldeküte, gaasiküte, diisliküte, vahet ei ole. Uue maja omasid saab praktiliselt kõiki siis juhtida kas Bluetoothiga, läbi Wi-Fi või eraldi plokkidega, mis on e-SIM on sees, saad kaugelt juhtida, nagu Truumal on olemas oma plokk, ostad selle upgrade'i ära, kui seal ei olegi praegalt seda, saad parema digitaalse näidiku, mida ma olen siin nüüd päris mitmeid paigaldanud ja sa saad juhtida teda kas siis Bluetoothina või lisa-connect boksiga juures on peale ostu esimesed 2 aastat e-SIM on tasuta, edaspidi oli 7 eurot kuus. Samas on olemas siis nagu erinevad, nagu ma ütlesin, et ainult Truumal on, Aldel on see võimalus olemas. Siis lisaks on võimalus neid samu seadmeid juhtida läbi Starline'i signalisatsiooni, ehk siis tänapäeval see maailm on lai. Kumb siis? Diisel, gaas. Eesti keeles on hea väljend, kellel ema, kellel tütar. Paremini ma seda ei oska öelda. Olles kasutanud mõlemil on omad plussid, omad miinused. Diisli eelis, jah, teda saab igalt poolt, ei ole probleemi. Miinus on tal ikkagi kerge lõhn käevitushetkel, natukene suurem heli ja suurem energiakulu, ehk siis voolu tarbite rohkem. Ja lõpetuseks talvekasutuses on üks tähtsam asi, ei ole selle praktiliselt vahet, on sul gaas, on sul diisel, on paar pisi asja. Kus ta asub? Keset autot peaks asuma, et see küttekulu oleks normaalsem. Ka samamoodi on see kulud väiksemad, kui ta on ühtlase jaotusega. Ei ole seal vahet, on siis gaas või diisel. Lisaks on tähtis ventilatsioon, ehk siis sooja õhu liikumine. Väike nõuanne. Olles ise näinud klienti, kes on kurtnud
et gaasikulu on suur, mina imestasin, endal samasugune auto olevat on olnud, ei olnud gaasikulu nii suur. Sattusime taga Valgehobuse suusamäel kokku, hommiku teen mina silmad lahti, ma ei hakka väitma, et mina nüüd suusatama läksin, vaatan, kuidas kõrval sportlik perekond tegi ukse lahti, laps riietus ära, teine laps riietus ära, naine riietus ära, mees riietus ära, pandi uks kinni. Tulid suusamäelt tagasi, tehti garaaži uks lahti, pandi suusad sinna peale seisma, uks tehti lahti, laps riietus ära, teine laps riietus ära, naine riietus ära ja mees riietus ära, pandi uks kinni. Ma pärast läksin neile ütlema, et mul küll kõrval soeb ei hakanud, aga neil gaasikulu tõnduvalt suurem. Ehk siis, mida vähem uksi aknaid asju luuke lahti käib, seda väiksem on see gaasikulu.